Tšau! Et ühesõnaga, nagu te juba pealkirjast nägite, siis seekord lähme jälle loomi passima. Seekord siis kopraid ja tegelikult üldse nüüd nädala jagu keskendun ma 2 liigile. Üks ongi kobras, millest vlog hakkab nüüd ja järgmine vlog, mida te näete, on jäälinnust. Tegelikult olen ma kobrast päris aktiivselt vaadanud juba 2014 ja 2015 aastal. Sellest ajast mul küll kõige paremaid pilte pole, aga ütleme kokkupuude selle liigiga on mul päris hea. Siis Kõrvemaal ja Vääna jõe ääres, aga need keskkonnad olid sellised hästi kinnised ja hästi pimedad, et ei olnud just head pildistamiseks. Aga nüüd siin Kätu maakodus reaalselt hoovist lähed paarsada meetrit metsa sisse, seal on üks üles paisutatud ala ja oluliselt valgem ja ütleme paremate valgusoludega keskkond. Teine põhjus, miks ma tahtsin just see aasta kopraid filmida, on seetõttu, et kobras on aastaloom 2019 ja tundus justkui õige, et võtta aega just kopra jaoks. Tegelikult käisin ka juba hommikul neid kopraid vaatamas ja lähme viskan pilgu peale, kui see hommikul läks. Ma oletan, et ei näinudki mind seal. Võib öelda, et see kopra passimine on väga hästi alanud. Esimene hommik on olnud väga edukas. Kell hakkab vaikselt 7 saama, et veidi üle 3 tunni oleme siin olnud. Kui 3:30 ma siia jõudsin, siis 4:30 aeg, umbes tund aega hiljem, hakkas pihta ka esimene aktiivsus. Nägin ühte kobrast seal kuhil pesa juures ujumas. Ja siis teine kobras ilmus siia samma. Et võib-olla te näete neid oksi seal, nende okste ees, mis oli nagu nii siin samas, aga ma olin ise halvas asendis ja ma ei ulatunud kaamerani too hetk ja ei julgenudki liigutada, nii et ma seda hetke peale ei saanud, aga 2 esimest hetke sain peale. Viskan pilgu peale ka, millised need 2 hetke oli. Kuna kell on 7 saamas, siis ma täna hommikuks lahkun. Õhtul tulen tagasi. Võib-olla homme hommikul sätin ennast mõnda muusse kohta, kui on selge, kuidas nad liiguvad ja kus nad liiguvad. Aga ma olen täiega rahul, et juba 2 esimest kaadrit on mul olemas. Aga tšau praegu! Nagu te näete, siis täna on mul üldse kaasas selline suurem toru ja tegelikult kõik ülejäänud kaadrid peale selle kaadri, mida praegu siin sissejuhatuses näete, filmin ma EOS R-iga, mille ma sain overallist Canoni esindusest Eestis, peale muidugi drooni ja mõne üksiku GoPro kaadri. Võtsin just testimiseks EOS R-i ehk siis Canoni esimese mirrorless kaamera ja suure 600 mm toru, et mul endal sellist objektiivi ei ole ja põhjus, miks ma selle tehnika võtsin, on seetõttu, et ma oma Sony ja Canoni klaasiga ei ole võimeline metsloomi niimoodi filmima, nagu ma tahaks. Ma olen ka minemas augusti keskel karuvarjesse ja sealt saigi see mõte alguse, et ma ei saa oma tehnikaga karusid nii hästi filmida ja mõtlen proovida Canoni kaamerat. Et kui te vaatate ise ka, et võib-olla värv ja siuke color grade on veidi teistmoodi, siis võib-olla sellest, et uus tehnika ja vaatame, kuidas sellega läheb. Aga davai, suundume metsa, suundume kopraid vaatama, nii et pöödlab pihku, et meil kedagi näeks ka. Davai!
näete, siin selja taga on Kopra tamm. Võtsin just siia. Päris palavakas, seda suurt toru pole üldse, teab mis kerge siia kohal tarida. Aga viskan siis siia mati maha ja endale peale kamovõrgu. Kobraste puhul on hästi huvitav see, et tegelikult pesakonniti võivad koprad täiesti erinevad olla. Et on mõned pesakonnad, kus koprad on hästi julged ja teised pesakonnad, kes on hästi arad ja see võib mõjutada nende liikuvust. Neid kopraid ma nii kaua veel vaadelnud pole, et ma oskaks öelda, kui julged või arad nad on. Ma olen neid näinud tegutsemas nii hommikul nagu täna hommikul, kui ka varasemalt enne selle vlogi filmimist. Ma olen neid 2 korral passimas käinud ja just õhtuti. Mõlemal korral ma neid õhtul ka nägin. Õhtul neid näha võiks olla täitsa potentsiaalne võimalus. Ja siit avaneb mul vaade kuhilpesale. Et kobraste puhul, miks nad üldse neid tamme ehitavad, ongi seetõttu, et paisutada üles vesi, selleks, et neil oleks lihtsam puitu transportida ja samuti see, et kuhilpesa avaus oleks kindlalt vee all. Et kuhilpesad on tavaliselt just seal üles paisutatud alal ja sellepärast ka see vesi üles paisutatakse, et pesa jääks poolelt vee alla. Et tänu sellele, kui pesa käikude avaused avanevad vee alla, on nad kiskjate eest kaitstud. Vaenlasi neil jagub ja vesi kaitseb neid tegelikult. Toitumislavatsid, mille peal koprad toituvad ja vees nad toituvad sellepärast, sest seal on neil turvalisem, kiirem võimalik peitu pageda, kui on vaja. Aga ma näen, et üldse tegelikult keskkond on ikkagi väga risu täis ja sellist puhast ja avarat vaadet väga ei ole. Et siin nagu on avaram, aga ma arvan, et siin saab ka ainult sellise jälle ujumiskaadri, aga vaatame. Võib öelda, et tänane hommik on olnud üldse kõige vaiksem siin nendest kordadest. Kui ma esialgu arvasin, et tegemist on päris julgete kobrastega, siis võib-olla tegelikult see päris nii ei ole. Teise päeva õhtu on nüüd kätte jõudnud. Päeval käisin ringi, otsisin erinevaid koprakohti. Mul siin Käitu isa ja Käitu venn näitasid paar kohta, kus on veel kopraid, nii et kokku on mul siin, ütleme, kilomeetri raadiuses 3 kohta teada. Või tegelikult 4 kohta teada. Ja otsustasingi seetõttu ühe järve kasuks, kus on kopra tegevusjälgi, aga niimoodi peale vaadates ma ei oska öelda, kui aktiivselt nad siin tegutsevad. Mõtlesingi vahelduseks tulla siis täna õhtul siia ja äkki saab teises keskkonnas paremad koprapildid ja äkki näeb neid ka rohkem, aga samal ajal just nägin ühte kalameest, kes ütle, et ikka aeg-ajalt siin käib hommikuti ka ja tema siin kopraid näinud ei ole, ainult 2 saarmast. Nii et loodame, et see tänane käik siia järve äärde läheb hästi ja me ka näeme kopraid, nii et lähme ootama.
tänaseks jälle päike loojunud, päris kena loojang oli. Kahjuks ühtegi kobrast ma siin ei näinud. Noh, ma arvan, et tegelikult sellise uue piirkonna tuvastamiseks lähebki rohkem aega kui üks kord. Et see lootus, et täna järsku tuleb kõik koprad välja ja otse kaamera ette oligi võib-olla liiga palju loodetud. Aga keda ma nägin, oli üks metskits siin vastas kaldal. Homme ongi mul viimane kord. Pärast hommikut viin Käitu Tartusse bussi peale ja ise suundun juba Taevaskotta jäälindu passima. Loodan, et siia vlogi tuleb mõni rohkem kaader kui ainult need 2 kopra kaadrit. Pikem jututa, näemegi juba homme. Tšau! Mega huvitav olukord oli just, et kui ma lubasin, et näeme homme, siis just see hetk, kui ma selle eelneva kaadri lõpetasin, kuulen justkui koprale omast sellist närimise häält eemalt. Tegelikult mul olid asjad juba põhimõtteliselt täiesti kokku pakitud. Ja ma rääkin sellise valju häälega. Ja siis hakkan vaatama. Üks kobras närib kuskil seal eemal. Noh, mitte päris vastaskaldal, aga ikka tükk maad eemal. Ja teine kobras näris ka kuskil eemal. No ma ütlen, ma ei olnud enam üldse valmis. Ja teine teema on see, et ma suutsin jätta statiivid alla maha, mistõttu kõik need kaadrid, mis ma filmisin, mis ma ka sellest kitsest filmisin, oli käest filmitud nii, ma toetasin lihtsalt seda suurt toru kaamerakoti peale. Ma ei julgenud üldse liigutada. Ma ei saanud ennast nii mugavalt sättida, et ma oleks seda toru korralikult saanud hoida. Seepärast ka need järgnevad kaadrid, mida näete, kergelt ikkagi värisevad. Ja siis ma veel natuke ootasin ja ma lootsin, et äkki üks kobras tuleb just sinna ette, kus ma kopraid ootasin ja lootsin, et sinna tulevad. Ja siis päris pime oli juba väljas. Ja üks hetk näengi, üks kobras ujub täpselt sinna ette, kus ma teda ootasin. Seal samas, kus ma olin. Et võtke vaadake neid klippe. Ma lähen ruttu ära, siis siin on räigelt sääski ja näeme siis juba homme hommikul. Hommikust. Kell hakkab kohe 3:30 saama. Päike hakkab sealt varsti tõusma. Ma olen valmis ja mul on aeg olla siin kuni kella 5, sest et kell 7 peab Käitu olema Tartus. Ei näe. See-eest oli siin selja taga just meeletult ilus päikesetõus. Kestis vähemalt 45 minutit või isegi kauem. Või ütleme, et see ilus värv oli siin mega kaua üleval. Ilmselt sellega see vlog ka lõpeb. See vlog ma tahtsin rääkida ainult koprast, siis mul on tunne, et siin nägite te üldse palju rohkem loodusfoto telgitaguseid, et nägite kitse, nägite hallhaigrut ja nägite ka seda ilusat värvilist päikesetõusu. Võibki tõdeda, et lähed loodusesse mingit võib-olla kindlat liiki otsima, aga vahel loodus pakub hoopis midagi muud, midagi, mida ei oska arvata. Ja ma arvan, et seda see vlog täpselt näitabki, et kobrast nii palju ei saanud, nagu ma lootsin, aga kõike muud nägime ka, et tegelikult täiesti tühjade käteta ei jäänud. Aga ma arvan, et nii palju siis kobrastest ja siit suundungi mina ise Taevaskotta jäälindu vaatlema. Loodame, et jäälinnuga läheb veidi paremini, et saan teieni tuua reaalse jäälinnu vlogi, kus on põhifookuses ikkagi jäälind ja jäälinnust rohkelt kaadreid. Taevaskojas pole ma ammu käinud, aga 2014-2015 aastal oli mul lausa komme, kui ma võtsin ja vaatlesin jäälindu veidi rohkem. See oli mul komme 4-5 päevaks Taevaskotta minna ja seal siis jäälindu oodata ja pildistada. Et loodame, et need päevad, mis ma nüüd jäälindu vaatlen, tulevad mõnusad.
aga seda te näete juba järgmises vlogis. Nii et ma pakin siit oma asjad kokku ja suundun siis siit järve äärest ära. Nii et tšau!